mingi suurem asi ettekandja, aga kuna see teema paistab olevat selline, mis vist on ikkagi uudne ja valmistab probleeme, vähemalt ma olen näinud erasektori pealt küll, et selliste nõuetega, kui inimene tuleb ja tahab enda kohta käivaid andmeid saada, ei osata suurt midagi pihta hakata, paremal juhul talle midagi sisulist vastatakse, et me tegeleme teiega kunagi, aga halvemal juhul ei vastata üldse mitte midagi. Aga ilmselt teil tuleb ka nendega kokkupuuteid, seetõttu on see jutt ka täiesti asjakohane siis praegusele auditooriumile. Et mina räägin siis sellest, et kui inimene pöördub asutuse poole sooviga saada enda kohta käivaid andmeid, et kuidas sellele siis reageerida tuleks. Ja natuke põgusalt räägin ka sellest, et kuidas see suhestub teabenõude ja muude siis nõuetega. Paneme siis esimese slaidi. Kõigepealt need seadused, mis tulevad kohaldamisele, kui inimene tuleb mingisuguse info saamise nõudega asutuse juurde, et kõigile teile tuttav avaliku teabe seaduse 3. peatükk, mis reguleerib siis avaliku teabe väljanõudmist teabenõude korras, siis tänase jutu põhisisuks olev isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15, mis reguleerib siis seda inimese enda õigust küsida enda kohta käivat informatsiooni. Siin tuleb tähele panna, et kui tegemist on õiguskaitseasutustega, kes viivad läbi süüteomenetlust, väärteomenetlus, kriminaalmenetlus või ka vangistuse täideviimine, siis nendele kohaldub isikuandmete kaitse üldmääruse asemel isikuandmete kaitse seadus, see tagumised peatükid ja täpsemalt enda kohta käivate andmete väljaküsimist puudutab siis paragrahv 24. Lisaks võivad kohaldamisele tulla veel menetlusseadustikud, haldusmenetlusseadus, korrakaitseseadus, väärteomenetlusseadustik, kriminaalmenetlusseadustik või siis ka teatud asutuste puhul eriseadused, näiteks Riigikontrolli puhul ja õiguskantsleri puhul nende tegevus ei allu isikuandmete kaitse üldmäärusele, vaid nende tegevuse siis kord peaks olema nende eriseaduses reguleeritud. Järgmiseks on oluline vaadata, et kellena see inimene teavet küsib, et kas ta küsib nii-öelda igaühena avalikult juurdepääsetavat teavet või küsib ta siis iseenda kohta käivat informatsiooni või on ta hoopiski selles mingis pooleli olevas menetluses menetlusosaline ja tahab kasutada enda menetlusseadustikust tulenevat õigust tutvuda toimikuga. Järgmise slaidi panna. Et vaatame nüüd lähemalt seda, mis on teabenõude ja isikuandmete kaitse üldmääruse nõude täitmise erinevused. Et esiteks tähtaja osas, et kui küsitakse avalikku teavet, siis selle peaks väljastama 5 tööpäeva jooksul, vajadusel võib pikendada, aga inimese enda kohta käiva informatsiooni väljastamiseks on aega 1 kuu, mida võib 2 kuu võrra pikendada kokku 3 kuud. Aga kui inimene pöördub siiski teabenõudega, nüüd pealkirjastab oma pöördumise teabenõudena, siis tegelikult peaksite talle 5 tööpäeva jooksul ikkagi teada andma, et sisu poolest tema nõue ei ole mitte teabenõue, vaid soov oma enda andmetega tutvuda ja see täidetakse 30 päeva jooksul, et ta ei ootaks asjatult vastust 5 tööpäeva jooksul. Nüüd olemuslik erinevus teabenõude ja üldmääruse nõude vahel on selles, et teabenõue on oma olemuselt nõue saada dokumendist koopia, mingist asutusel olevast dokumendist koopia. Aga üldmääruse nõue on kahte moodi, et selles artiklis 15 üldmääruses on sisuliselt 2 erinevat nõuet. Et
et esiteks on inimesel õigus saada teada, kas tema kohta isikuandmeid töödeldakse ja nende isikuandmete töötlemise asjaolusid, mis eesmärgil, missuguseid andmeid, kaua säilitatakse, kellele võidakse edastada, kas edastatakse kolmandatesse riikidesse. Nii-öelda see andmete töötlemise ülevaade, et mis tema kohta on ja mida nendega tehakse. Aga teine nõue, mida inimene võib ka esitada selle sama üldmääruse artikkel 15 alusel, on koopia nõue enda andmetest. See tähendab mitte dokumendist koopia, vaid koopia enda andmetest. Et kui andmetest koopia saab väljastada ka niimoodi, et tehakse väljavõte või koostataksegi loetelu erinevates dokumentides, erinevates allikates olevatest andmetest ja väljastatakse see koostatud loetelu. Tõsi, võib ka teha niimoodi, et väljastatakse koopia sellest dokumendist, kus tema andmed sees on, aga sellisel juhul, kui seal on muud juurdepääsupiiranguga infot ka veel sees, siis see ülejäänud info tuleb kinni katta samamoodi, nagu tegelikult te teeksite teabenõude puhul. Ja kui me räägime õiguskaitseasutustest süüteomenetlusest, siis on veel selline huvitav fakt, et isikuandmete kaitse seaduse paragrahv 24, mis räägib õigusest enda andmetega tutvuda, ei räägi tegelikult koopia saamise õigusest. Ja kui vaadata selle aluseks olevat õiguskaitseasutuste direktiivi, mis on siis 2016. aasta direktiiv numbriga 680, siis selle põhjenduspunktis 43 on ka selgitatud ikkagi selliselt, et peab andma küll nagu läbipaistval moel ülevaate tema andmete töötlemisest, aga võimalusel või siis, et selle nõude võib täita ka nii, et antakse koopia, aga ta ei kohusta andma koopiat, et selline erinevus on siis üldmääruse ja direktiivi vahel. Kui vaadata vormi, siis mismoodi tuleks nõue täita, siis selles osas teabenõude täitmisega suuri erisusi ei ole, et kui isik soovib saada infot elektrooniliselt, siis tuleks talle see ka elektrooniliselt vastu saata. Samamoodi nagu teabenõude puhul ikkagi küsija põhimõtteliselt määrab ära, millises vormis ta vastust soovib. Aga mis on erinev, on siis see, et kui teabenõude puhul kui küsitakse avalikku teavet, juurdepääsupiirangut avalikku teavet, siis ju isikut tuvastada ei ole vaja, tegelikult ei ole üldse oluline, kes seda teavet küsib. Siis üldmääruse kohase nõude puhul tuleb veenduda, et andmete küsijaks on tõepoolest see, kelle kohta need andmed käivad. Ja seejuures siis ütleb üldmäärus, et kui on ikkagi kahtlus selle küsija isiku samasuses, et siis võib temalt küsida lisaandmeid. No kõige kindlam on alati see variant, et ta esitab digitaalallkirjastatud taotluse enda andmetega tutvumiseks. Kui see avaldus on tulnud välismaalt ja on mingi välismaine digitaalallkiri, siis võib proovida seda digitaalallkirja avada Digidoc tarkvaraga, aga kui see ka mingisugust tulemust ei anna, siis eksootiliste allkirjade puhul võib pöörduda Riigi Infosüsteemi Ametisse, kes konsulteerib selliste eriti eksootiliste allkirjade puhul. Aga no ilmselt see ei ole praktikas väga tihti ette tulev näide, et pigem kui välismaalt tulevad, siis nad tulevad enamasti lihtsalt e-kirjaga. Aga siin tuleb märkida seda, et üldmäärus keelab ka küsida rohkem andmeid, kui tegelikult on vajalik andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks, mis tähendab seda, et kui näiteks selle isikuga ongi senimaani suheldud pidevalt e-posti teel ja sellelt samalt e-posti aadressilt tuleb nüüd taotlus enda andmetega tutvumiseks, siis võibki sellest piisata tema tuvastamiseks, et kuna temaga varasemalt on suheldud, eelduslikult on see e-postkast jätkuvalt tema kontrolli all, et siis võib mõistlikult arvata, et ju see päring tuli ka ikkagi temalt endalt. Et seega, kui näiteks see välismaalane on olnud asutusega varasemalt e-kirja teel suhtluses, siis temalt mingit täiendavate andmete nõudmine ilmselt oleks ülemäärane.
Mis puudutab paberil tulnud taotlusi, siis meenutan, et käsitsi kirjutatud allkiri kinnitab küll tahteavaldust, aga ta ei ole isikusamasuse tuvastamise vahend. Et kui ikkagi on kahtlusi, kas paberil tulnud taotlus on selle andmesubjekti poolt allkirjastatud või mitte, et siis põhimõtteliselt on võimalik nõuda näiteks passikoopia esitamist või ka isikliku kohale ilmumist. Aga see peab olema siiski põhjendatud, peab olema kahtlus selles, et kes see küsija on. Nii, võtame järgmise slaidi. Et vaataks siis üle, millised on piirangud enda andmete küsimisele, et kas inimesel on alati õigus kõike saada või on siis ka mingid juhtumid, millal ta tegelikult ei saa neid andmeid. Et üldmäärus ise annab 2 liiki põhjuseid siis andmesubjekti taotluse rahuldamisest keeldumiseks. Esiteks on see, kui andmesubjekti taotlus on selgelt põhjendamatu või ülemäärane. Et sellisel juhul võib kas keelduda või nõuda mõistlikku tasu, 2 varianti. No mis see ülemäärane on, et selle kohta siis on toodud näiteks, et see on liiga tihti korduv taotlus. Aga siin tuleb märkida seda, et kui inimene on ühe korra varem küsinud, siis see ei tähenda automaatselt, et uus samasisuline taotlus oleks ülemäärane, vaid seda tuleb hinnata näiteks andmete muutumise tiheduse järgi, et kui andmed väga tihti muutuvad, et siis on ka inimesel õigus tihemini küsida enda kohta andmeid. Ja et selle rõhutatakse, et selle andmesubjekti õiguse eesmärk on võimaldada andmesubjektil kontrollida enda andmete töötlemist. Et seetõttu ei tuleks tema taotlust nagu käsitleda ilmtingimata pahatahtlikuna, kui ta esitab mõistlike ajavahemike järel uuesti taotluse enda andmetega tutvumiseks. Küll aga saab põhjendamatuna käsitleda sellist taotlust, mille ainus eesmärk ongi sihipäraselt koormata asutust. Ma arvan, et te olete praktikas ka selliste näidetega kokku puutunud ja ju te ikka tunnete ära need olukorrad, kus selle inimese eesmärk tõepoolest selline ongi. No meie enda praktikast ma võin küll öelda, et meil on kinnipeetavad on üks selline kontingent, kelle puhul pigem tuleb esile, et nende eesmärk on siiski vanglateenistust kurnata, mitte niivõrd heatahtlikult teada saada, mida nende kohta säilitatakse. Ja teine alus, siin on üks märkus veel, et kui sellele inimese nõudele vastamine tähendab suurt töökoormust, näiteks videosalvestuse töötlemist, siis ainuüksi see suur töökoormus ei saa olla tema taotluse rahuldamisest keeldumise aluseks. Ja et minu sõnadel kaalu oleks, siis ma võin öelda, et need ei ole nüüd puhtalt AKI seisukohad, vaid Euroopa Andmekaitse Nõukogu võtmesätete alamtöörühm on ette valmistamas juhendit enda andmetega tutvumise teemal ja need samad seisukohad on seal juhendi mustandis tegelikult juba kirjas. Et võib arvata, et sellised seisukohad sealt juhendist ka siis lõpuks tulevad. Ja teine alus siis üldmääruses endas, mis võimaldab keeldumist, on kui andmetest koopia andmine kahjustaks teiste isikute õigusi ja vabadusi. Ja siin tuleb silmas pidada, et jutt ei käi mitte ainult teiste isikute isikuandmetest, vaid ka sellest, kui see andmete väljastamine võiks kahjustada muid põhiõigusi. Üldmääruses endas mainitakse siin näiteks ärisaladust ja intellektuaalomandit. Kui vaadata ka selle sätte kohta käivat põhjenduspunkti
63, siis juhin tähelepanu, et eestikeelses ja ingliskeelses tekstis on erinevus. Eestikeelses tekstis öeldakse, et kui teiste isikute, kui andmete väljastamine kahjustab teisi isikuid, siis ei tohi olla selle tulemuseks teabe andmisest keeldumine. Justkui jääb mulje, et keelduda ei tohi. Aga inglisekeelses tekstis on, et ei tohi olla tulemuseks täielikult keeldumine, mis tähendab, et tegelikult seda taotlust tuleks siis rahuldada nii suures ulatuses kui võimalik, aga mingid andmed võidakse siiski välja jätmata jätta. Siin on praktikast üks juhtum, kus AKI asus ka seisukohale, et milline olukord ei saa olla aluseks andmete väljastamisest keeldumisele. Nimelt kohaliku omavalitsuse valduses olid e-kirjad, kus üks isik oli teise isiku kohta ebatsensuurses kirja või kõneviisis siis avaldanud arvamust. Ja me asusime seisukohale, et puhtalt see asjaolu, et keegi on ennast ebatsensuurselt väljendanud, ei saa olla aluseks, et andmesubjektile keelduda tema andmete väljastamisest, sest see, kes ennast ebatsensuurselt väljendas, peab ikkagi ka ise oma tegevuse eest olema valmis vastutust kandma ja ei saa eeldada, et kohalik omavalitsus tema teod kalevi alla peidaks. Ja seda, et kellegi hinnang või arvamus kvalifitseerub ka isikuandmeteks, mida on õigus välja nõuda, seda kinnitab taaskord see juhendi projekt. Küll aga rõhutatakse siiski seda, et kaitsma peaks samas ka selle hinnangu andja privaatsust, ehk et hinnang kui selline tuleks välja anda, aga mitte siis seda, kes selle hinnangu andja oli. Kuigi praktikas võib olla see, et tegelikult andmesubjekt ise aimab ära, kes see hinnangu andja oli. Et seda ei pruugi alati olla täielikult võimalik välistada. Ja lõpuks on võimalik, et andmesubjekti õigust saada enda kohta käivaid andmeid piiravad ka teised seadused. Üldmääruse artikkel 23 lubab siseriikliku õigusega piirata andmesubjekti õigusi selles samas sättes loetletud eesmärkidel. Ja ilmselt siis äkki selle sätte alusel on korrakaitseseaduses loodud selline paragrahv nagu 13, mis justkui lubab korrakaitseorganil riikliku järelevalve teostamise käigus piirata muuhulgas ka andmesubjekti õigust saada enda kohta käivaid isikuandmeid. Aga probleem on selles, et see korrakaitseseaduse paragrahv on selliselt sõnastatud, et ta minu hinnangul tegelikult ei vasta üldmääruse nõuetele. Sest üldmäärus tegelikult eeldab, et need siseriiklikud normid peaksid olema hästi selged ja andma garantiid andmesubjektidele, aga see korrakaitseseaduse säte on täiesti kummist ja mitte midagi ütlev. Nii et ma arvan, et põhimõtteliselt selle alusel üksinda ei ole tegelikult võimalik kellegi õigusi piirata. Tõsi, meil on veel olemas avaliku teabe seaduse paragrahv 35 lõige 1 punkt 2, mis on mõnevõrra konkreetsem. See on siis juurdepääsu piirangu kehtestamine pooleli olevas riikliku järelevalve menetluses kogutud andmetele. Et siin on oluline rõhutada seda, et kui andmeid küsib menetlusosaline, riikliku järelevalve menetluse osaline, siis temale ei saa väljastamisest keelduda, sest menetlusosalisel on ikkagi õigus tutvuda toimikuga. Küll aga võib
võib olla võimalik, et kui nüüd see inimene, kes enda kohta käivaid andmeid küsib, ei ole menetlusosaline ja ta küsib neid pooleli oleva riikliku järelevalvemenetluse käigus kogutud andmeid ja kui selline andmete väljastamine halvaks riikliku järelevalvemenetluse eesmärgi täielikult ja muudaks selle edasise läbiviimise mõttetuks, siis võib olla, et on võimalik piirata tema õigust andmeid saada kuni järelevalvemenetluse lõpetamiseni. Et see pole päris kindel, aga seetõttu seda võimalust tuleks rakendada eriti ettevaatlikult ja kui andmesubjektile keeldutakse tema kohta käivate andmete andmisest, siis tuleks keeldumine ka väga hästi motiveerida ja see on siis ka loomulikult kontrollitav nii kohtu poolt kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poolt. Aga teoorias peaks see võimalus võib-olla olemas olema, vaadates korrakaitseseaduse paragrahv 13 ideed. Ja nüüd haldusmenetlus, et ma mainisin ka seda, et kui on pooleli olev haldusmenetlus, siis haldusmenetluse seaduse paragrahv 37, mis reguleerib dokumentidega tutvumist, ise ei anna mitte mingisuguseid reegleid, vaid viitab lihtsalt teistele seadustele, mis tähendab, et see paragrahv kindlasti ise ei saa olla kuidagi keeldumise aluseks. Ja pooleli olevas süüteomenetluses kohaldub siis hoopis isikuandmete kaitse seaduse paragrahv 24, mis võimaldab ka keelduda andmesubjektile andmete andmisest, pluss siis vastavalt kas väärteomenetluse seadustik või kriminaalmenetluse seadustik. Võtame järgmise slaidi. Et kuidas seda isiku andmesubjekti nõuet ikkagi täita? Et kõige esimese sammuna tuleks hästi hoolikalt lugeda, mida ta tahab. Kas ta tahab enda andmeid või ta tahab tegelikult hoopis mingit dokumenti või kellegi teise kohta käivaid andmeid. Ja kui see tema taotlusest välja ei tule, siis tuleks tema käest üle küsida, mida täpselt ta tahab. Ja oluline on ka eristada, kas ta tahab infot enda andmete töötlemise kohta või ta tahab koopiat enda andmetest. Ka see on väga oluline eristada. Ja kui see jääb segaseks, siis tulekski see temalt esmalt üle küsida. Ja nagu ikka, siis taotluse puhul ei tuleks reageerida sellele mitte selle pealkirjast lähtuvalt, vaid ikka selle järgi, mida ta päriselt küsib. Et praktikas nagu on teada, et nad kirjutavad kõik asjad teabenõudena, kuigi sisult on selgitustaotlused või hoopis mingid muud asjad. Siin, nagu ma mainisin, et siis see ikkagi on, et 5 tööpäeva jooksul tuleks talle teada anda, kui ta teabenõudena selle pealkirjastas, et see pole teabenõue. Aga me oleme praktikas ka öelnud, et kui keegi kuritarvitab sihipäraselt, siis oma õigusi sellisel moel, et ta pealkirjastab kõik oma pöördumised alati teabenõudena, mis siis, et talle on juba 100 korda seletatud, et need ei ole teabenõuded, vaid need on selgitustaotlused või et need on enda andmete küsimised, millele vastatakse 1 kuu jooksul, siis sellisele kuritarvitamisele ei peaks ka ruumi andma, et sellisel juhul lõpuks ei ole enam mõistlik talle iga kirja peale 5 tööpäeva jooksul vastata, et ei, see ka ei olnud teabenõue. Et meil on see lihtsalt kogemus olemas endal kinnipeetavatega, kes ka sihipäraselt pealkirjastavad kõik oma kirjad vanglale teabenõudena. Nii, ja siis on oluline meeles pidada seda, et inimesel on õigus saada koopia kõikidest andmetest, mis asutusel tema kohta on. See tähendab seda, et nii dokumendiregistrist, nii teie kõvakettal olevatest failidest, mis te olete iseenda jaoks loonud, kõikvõimalikud asutuse töö optimeerimiseks loodud infosüsteemid, teie e-postkasti kaust, kõigest, kus iganes tema isikuandmed on, nendest on tal õigus koopia saada.
Et see viide, mis mõnikord mingites kirjades on esinenud, et see on meil asutuse siseseks töökorralduseks mõeldud infosüsteem. Võt see vastus ei päde, sellepärast et üldmääruse artikkel 15 alusel on õigus koopia saada ka sellisest infosüsteemist, nendes olevatest andmesubjekti andmetest. Samamoodi käib see logide kohta. Kui on logid andmesubjekti andmete töötlemise kohta, siis neid tuleb käsitleda tema isikuandmetena, mis tuleb talle väljastada. Tõsi, kui see logi näitab ka ühtlasi andmetöötleja, töötaja isikut, siis tuleb mõelda, kas on alust piirata selle töötaja andmetele juurdepääsu või siis väljastataksegi logi selliselt, et kes mida millisel kuupäeval tegi. Nagu ma mainisin, siis ka töötaja e-postkastis olevad andmesubjekti andmed alluvad artikkel 15 regulatsioonile. Aga eristada tuleb eraviisilisi kirju tööalastest kirjadest. Kui on töötaja eraviisilised kirjad tema tööalases e-postkastis, siis nende osas tööandja ei ole vastutav töötleja. Tööandja ei saa nende osas vastata andmesubjektile ega anda korraldust nende väljastamiseks. Nende osas saab vastata andmesubjektile üksnes see töötaja ise. Küll aga tööalased e-kirjad, nende suhtes põhimõtteliselt ikkagi tööandja loetakse vastutavaks töötlejaks. Kõige mõistlikum oma e-postkast regulaarselt rehitseda. On mõistetav, et ikka töötajad omavahel vahetavad e-kirju mingis konkreetses kaasuses arutavad võib-olla mõne kodanikuga seotud asju, aga kui see asi saab ära menetletud, oleks mõistlik oma postkastidest ka sellised kirjavahetused ära kustutada, et vältida soovimatuid olukordi mõnevõrra hiljem. Ja nüüd heli- ja videosalvestus. Ka need alluvad üldmääruse artikkel 15 nõuetele, mis tähendab seda, et kui teil on turvakaamera salvestised, kuhu jääb inimene peale, siis tal on õigus tulla ja küsida välja selle salvestise koopia. Kusjuures praktikas siin on ka arvatud, et piisab sellest, kui esitatakse kirjeldus, aga tegelikult ei piisa. Seda ütleb ka siis juhendi projekt, et ei piisa sellest, kui üksnes kirjeldatakse, vaid isikul on õigus saada koopia enda kujutisest ja enda häälest, kui tegemist on kõnesalvestisega. Aga siin tuleb siis hoolikalt enne seda salvestist töödelda, et eemaldada sealt või siis hägustada kõik teised isikud või siis välja lõigata. Muidugi omaette küsimus on see, kuidas suudetakse kokku võtta, kokku viia, et see, kes infot küsima tuleb, on tõepoolest see sama, kes seal salvestisel esineb. Et esiteks peaks andmesubjekt määratlema konkreetselt, mis kuupäeval, mis kellaajal ta salvestisele jäi. Et ta ei saa siiski esitada nõuet, et palun väljastage mulle eelmise aasta jooksul kõik salvestised, kus mina peale jäin, et nii abstraktselt küsida ei saa. Ja lisaks saab talt nõuda, et ta kirjeldaks ennast, näiteks oma riietust või selle kõne sisu, et te saaksite veenduda, et see küsija on sama isik. Ja kui ikkagi üldse veenduda pole võimalik ja jäävad üles tõesti põhjendatud kahtlused, siis midagi pole teha, aga ei saa tema nõuet täita. Üks oluline koht, kus kindlasti tuleb osapoolte huve kaaluda, on, kui lapse andmeid tuleb välja küsima lapsevanem. Et seal esimese asjana tuleb kõigepealt kontrollida muidugi, kas ta lapsevanem on, aga teiseks tuleb kontrollida, kas tal ka hooldusõigus on. Ja meile teadaolevalt rahvastikuregister pakub ka hooldusõiguse kontrolli päringu võimalust. Ja kui mõlemal lapsevanemal on hooldusõigus, siis tegelikult see tähendabki seda, et mõlemal lapsevanemal on õigus küsida lapse kohta käivat teavet. Aga mitte siis teise vanema kohta käivat teavet.
Ja alati sellistes olukordades tuleb seada esikohale laste huvid. Et seda selle lapse huvide esile seadmise, seda rõhutab ka lastekaitseseaduse paragrahv 21, lõige 1. Et kui ikkagi lapsevanemale lapsega peetud vestluse sisu väljaandmise tagajärg oleks see, et laps saab kodus peksa või muul viisil karistada, siis ei saa kahjuks lapse andmeid lapsevanemale välja anda. Ja koopia andmisest ma juba rääkisin, et andmete väljastamisel võib siis toimida kahte moodi, et kas antakse välja nii-öelda see fail või see paberkoopia ja kaetakse ülejäänud juurdepääsupiiranguga andmed kinni või siis tehakse väljavõte, näiteks e-kirjast võetaksegi välja need üksikud sõnad või laused, mis käivad andmesubjekti kohta ja esitatakse talle selline siis loetelu nendest. Ja viimasel slaidil ma olen toonud ka välja mõned näited, kuidas kvalifitseerida erinevaid nõudeid. Et tihtipeale tegelikult aetakse segi enda kohta andmete küsimine sellega, kui inimene küsib nagu menetluse kohta sisuliselt, et mis teda nüüd edasi ootab või mis temaga saab või mis ta peab esitama või miks ta selle peab esitama. See on selline menetluslik küsimus tema kui menetlusosalise poolt või siis lihtsalt selgitustaotlus. See ei ole tema enda andmete küsimine. Näiteks samas, kui tuleb inimene ja küsib, et tahan saada teada, kes ajavahemikul, ütleme, august kuni september, mis eesmärgil on töödelnud lemmikloomaregistrisse minu kohta kantud andmeid. Et ta soovib logisid välja, siis see, nagu ma ütlesin, on enda andmetega tutvumise soov ja need logid tuleks siis välja anda. Aga siin tuleb eristada muidugi loomaandmeid ja omaniku andmeid. Et need ei ole üks ja sama. Samas, kui inimene soovib tutvuda mingisuguse teistsuguse andmekogu kannete logiga, näiteks ehitisregistrisse ehitusloa kande muutmise logidega, siis see enam ei ole mitte tema enda isikuandmete küsimine, vaid see on avaliku teabe küsimine, sest teatavasti teabenõudega saab välja küsida ju igasugust avalike ülesannete täitmise käigus jäädvustatud infot, sealhulgas ka logisid. Kui isik pöördub asutuse poole ja tahab saada ülevaadet kõikidest dokumentidest, kus sisaldub tema nimi, meie näiteks oleme saanud sellist taotlust, siis see ongi klassikaline isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15 kohane taotlus. Kui ta tahab saada andmeid rahvastikuregistrist, siis põhimõtteliselt on see ka artikkel 15 kohane taotlus, ainult et seda olukorda reguleerib täiendavalt veel rahvastikuregistri seadus, mis näeb ette, kuidas see andmete väljastamine protseduuriliselt välja näeb ja kes neid väljastab. Ja üks olukord veel, mis tihti seondub ka kinnipeetavatega just on, et kui isik on ise esitanud näiteks paberil dokumendi haldusorganile ja pärast soovib sellest samast enda esitatud dokumendist paberkoopiat saada, siis põhimõtteliselt on siiski aktsepteeritud selline seisukoht, et seda saab käsitleda taotlusena koopia tegemiseks. Et mitte siis ilmtingimata teabenõudena ega ka enda andmetega tutvumise soovina. Ma loodan, et te saite sellest ettekandest midagi targemaks. Ja
ilmselt mõningaid nüansse annab selle kohta juurde ka tänase päeva lõpus olev väike praktikum. Aga mina tänan. Suur tänu. Me nüüd natukene oleme ajaga jännis, aga lepimegi nii kokku, et kui on konkreetseid näiteid, mille kohta küsida, siis saabki praktikumi käigus või lõpus neid küsida. Aitäh!